Nii, ma ei mäleta nüüd, mida te kuulsite või nägite, aga äkki alateadvuse juures asi pooleli. Jah, alateadvus oli vist küll, jah. Ühesõnaga, sellest ma räägin täitsa eraldi, kuidas siis eeskudest ma rääksin, jah, eeskudest. Et jällegi sellest ma räägin teile hiljem natukese pikemalt. Mismoodi siis nagu see trikitamine käib, aga ütleme, et jään praegu siia. Nüüd teadmatus, puudulik info on selle väärettekujutuse, massipsühhoosi ja hirmu kõikide selline teatud mõttes niisugune ütleme kombinatsioon, eks ole. Et kui te jälle mõtlete, siis mõelge selle peale, kui palju on teil asju, mida te tarbite, aga mille kohta te tegelikult päris täpselt ikkagi nagu ei tea. Te ei tea, kuidas asi täielikult töötab, te ei tea tegelikult selle asja mõjusid. Seesama näide nüüd sellest samast kosmeetikatoodetest. Et meil on ühelt poolt väärettekujutust, teistpidi meil on teadmatus, sest me ei saa seda ka kontrollida. Kui meile öeldakse, et see kreem teeb seda ja toda, siis ta teeb seda, eks ole ju. Ja kui me mõtleme nüüd, et eks ole, meil on seesama see massipsühhoos seal taga, siis see massipsühhoos kindlasti on tingitudki sellest tihtipeale, et kuna kõik teavad, et inimene ei tea kõiki asju, info on puudulik ja kõiki asju ei saagi aru saada, siis see omakorda tekitab võimaluse alates vandenõuteooriatest kuni milleni iganes välja. Vandenõuteooriaid nüüd küll ma väga justkui turunduse valdkonda ei tahaks panna, kaudselt nad kindlasti on. Pigem on see, et turundus püüab siis nagu neid vandenõuteooriaid pigem just välistada, sellepärast, et vandenõuteooria tekitab alati selle probleemi, et esiteks inimesed teavad, et see ongi kahtlane ja võib-olla see pole tõeline või mingid inimesed ütlevadki, et see ei ole tõeline. Ja teine probleem tekib selles, et vandenõuteooriat tavaliselt usub väike hulk inimesi. Mida suurem hulk inimesi usub vandenõuteooriat, seda vähem usutavam see teooria on. Kunagi tehti selline uuring, et küsiti näiteks, et kui ütleme mingisugust, toome näite, et kas ufod on olemas, et kui seda vandenõuteooriat, et ufod elavad siin juba ammu maakera peal, usub 10% inimestest või usub 80% inimestest, siis millisel tõenäosusega hakkate teie uskuma, et tegemist on vandenõuga? Siis vastus oli see, et pigem siis, kui seda usub 10% inimestest. Sest kui usub 80%, see pole enam vandenõu, see pole üldse huvitav, see pole üldse äge. Mida vähem inimesi usub, seda selgemalt seal midagi on. Nii, soovin eristuda on teine asi. Kuidas saate aru soovimatus eristuda? Kui oleme, ometigi ma olen siiamaani kogu aeg rääkinud, et inimesed tahavad eristuda. Mis te arvate? Mis see võiks tähendada? Tegelikult inimesed alateadvuses ikka tahavad mingisse gruppi kuuluda, et nagu natuke eristuda, aga mitte piisavalt, et neid grupist välja heidetaks. Just. Meil on olemas ju mingi ettekujutus, et milline on näiteks, ütleme, meie kultuuris ja meie üldse siin elulaadis aktsepteeritav näiteks riietused, värvid, tegevused, eks ole ju. Ja me oma tarbimises ikkagi üle võlli väga ei lähe. Kui te vaatate näiteks Skandinaavia riikide ühiskondi, siis seal on üsna levinud selline viis, et kui inimene on ka rikas, siis ta ei näita seda välja. Eks ole, ta ei osta selliseid edevaid autosid ja võib-olla ka oma mingite muude hobidega, ta ei näita seda välja, sest ühiskond ei tolereeri seda kuidagi. Mis on tegelikult täiesti absurdne, sellepärast, et kui mina olen rikas, siis ma näitan seda välja, kui ma olen vaene, siis ma olen vaene, eks ole. Et see on nagu minu arvates selline aspekt on küll nagu naljakas natukese. Et ma ei tea, me oleme siin teistsuguse ühiskonnas, mina olen harjunud sellega, et Eestis, kui inimene on rikas, siis tuleb sükse autoga hoovi ja vastupidi tekitab just sükest nagu kadedust või siis ka tunnet, et tahaks omale ka, eks ole. Aga Skandinaavia ühiskond pigem peab seda just negatiivseks. Ja nii ongi, eks selle sa Anette ütles väga hästi, et sa võid näiteks teistsugust värvi mingi jopet kanda miltlikult öeldes, aga tegelikult sa teed seda kuni teatud piirideni, eks ole. Mulle tegelikult õudselt meeldib inimesi vaadata. Ma vaatan inimesi kahes kohas. Ma vaatan inimesi, kui ma kõnnin mööda tänavat, kus on rahvarohked kohad.
Ja teine koht, kus ma inimesi jälgin, on lennujaamades. Ma ei tea, miks mulle meeldib lennujaamades. Istud seal ja vaatad ja kohe teistmoodi vaatad inimesi. Kes on need inimesed, kuidas nad käituvad, mida nad teevad, ostavad, liiguvad sinna tänna, eks ole. See on kuidagi ilepull. Minge teinekord, teate, kõndige näiteks üle või seiske mõnda aega selles ristmikul, mis on Foorumi keskuse ja seal Kaubamaja juures. Teate, see suur keskus, ühel pool on see Postimaja, teisel pool on Foorum, kolmandas see Viru keskus. See on selline, kus risti hästi mineks üle. See on ilmselt üks Eesti või kindlasti Eesti ja Tallinna üks tihedama liikluse kohti, sest teiselt poolt saab maa alt, aga seal käivad inimesed maa peal. Ja nad ootavad grupis, lähevad jälle üle. Ma olen vaadanud inimesi seal päris pull ja ma pakun välja, et mis tahes aja hetkel minnes, siis sa märkad ühiseid trende, näiteks seda, et kõik Eestis elavad inimesed käivad selliste tumedate riigilõivestega. Eks ole, või nad ei vaata sulle otsa või neil on käes mingid asjad. Et see mitte-eristumise soov on tavalise inimesel väga tohutult suur. Neid inimesi, kes tahavad niimoodi käia ringi, et nende välimus karjub, vaadake mind, ma olen nii edev ja ma paistan silma, need on ülivähe. Me võime arvame, et noored tahavad tänapäeval, eks ole, eristuda. Tegelikult ei taha eristuda. Inimesed tahavad olla selle grupi liige. Jah, nad eristuvad, ütleme, minu vanustest, eks ole, ma olen neist võib-olla 2 korda vanem, aga nad ei eristu ise oma vanustest. Täpselt samamoodi on mingites muudes vanustes. Nii. Siis mõjutab tarbijate ostudes usaldus. Usaldus on siis näiteks, läheb jälle kokku nende kuulsustega, eeskujudega. See on see, et kui sa näed, et mingi inimene käitub, tarbib, ütleb, teeb, ma ei tea, toimetab, ja sena jaoks on see inimene teatud eeskuju, siis hakkad see inimest usaldama, eks ole. Hetke emotsioonid, pole mõtet pikalt rääkida, see ongi see, et tahan praegu seda teha, teen ära, kõik sio, eks ole. Siis on teadlik mõjutamine, mis tegelikult tähendab alateadlikku mõjutamist. See on see, kus meil siis brändid ise loovad meile lugusid, jutustavad mingeid lugusid, nad tegelikult kujundavad seda maailma, mida nad tahavad, et me tegelikult ju aktsepteerime, eks ole. Et kui näiteks küsida, et miks üks bränd näeb selline välja, teine teistsugune või mis sul seostub ühe või teise brändiga, siis see ei ole ju meil kaasa sündinud, et see meie ettekujutus selle brändiga on selline, vaid selle on see bränd ise kujundanud. Kui mingi bränd ütleb, et mina olen sportlik, mina olen luksuslik, mina olen selline tollene, siis see tegelikult on teadlikult kujundatud, mille meie võtame vastu ja me seostame neid asju omavahel, oma arvates loogiliselt. Ja loomulikult siis mõjutavad igasugused suundumused, trendid, poliitika, kõik selline asi ka. Ja tõenäoliselt on neid põhjusi, mis meie ostuotsust ja meie käitumist ja meie arvamusi ja meie teadlikkust ja teadmist mõjutab veel terve ports. Nüüd see, mis ma tahan siin näidata, see pilt illustreeriks justkui 2 asja. Kõigepealt esimene asi on see, et me oleme väga tugevalt üksteise mõjutajad. Sellest ma juba rääkisin teile siin enne pikemalt, eks ole. Et me tegelikult mõjutame hästi tugevalt üksteise käitumist läbi selle, et me oleme nii eeskujudeks, soovitajateks. Me oleme eeskujud ka teadlikult ja teadmatult. Teadmatult on kõik need inimesed meie eeskujud, kes on meie sotsiaalse ühte klassi. Teiseks, see pilt illustreerib seda, et enamus tarbimisest käibki nii-öelda nagu nende, nimetame siis just selliste tajude ja tunnete baasil. Tarbimine on tohutult palju alateadlik ja tohutult palju selline nii-öelda emotsionaalne tegevus, mille puhul ratsionaalsus on üsna vähe, eks ole. Et nüüd ma räägin teile natukese meelelisest turundusest, et mis see endast kujutab. Kui ma teile enne ütlesin, et inimene saab päevas umbes 6000 ja rohkemgi veel turundussõnumit, siis tõepoolest tekib nagu küsimus, et kust need 6000 tulevad. Ja nüüd saladus seisneb selles, et turundussõnumiks ei ole mitte see reklaam, mida te näete, vaid turundussõnumiks nimetatakse mis tahes meeleelundi kaudu inimese siis tema teadvusse ja eelkõige alateadvusse jõutavad mingit signaali. Inimesel on, tavaliselt tervel inimesel on 5 meelt, eks ole, seda, et me maitseme,
kus on sai, maitseme, kuuleme, näeme, haistame ja katsume, eks ole, meil on siis 5 meie tavalised inimesed, nii. Ja nüüd see meeleturundus tähendabki seda, et inimese nii-öelda kõike 5 meelt, kõik 5 meelt on kogu aeg töös. No mitte kõik korraga, aga ütleme, et mitte kõik kogu aeg, aga siiski. Ja turundussõnum tähendab seda, et iga kord, kui me kas midagi maitseme, midagi kuuleme, midagi näeme, tunneme lõhna või katsume, siis läbi selle sündmuse meil tekib mingisugune kokkupuude selle brändiga. See tähendabki seda, et see 6000 sõnumit ei tule mitte seetõttu, et te peaksite neid asju nägema, vaid näiteks ma vaatan siin praegu näiteks, et hakkame siin vaatama, kes mul siin enne on. Anne kirjutab mingi pastakaga, Eleringa näpib mingit pastakat. See on juba katsumine, on ju? Juba teil on midagi peos ja juba käib turundus, on ju niimoodi? Nii, siis näiteks siin, ütleme, ma ei tea, Anette vahib parasti mingit aknast välja midagi, märkab midagi. Või näiteks Kristil parasti köögist tuleb mingit lõhna. Sa ei teegi mitte midagi, aga juba käib turundamine, eks ole? Ja turundajad teavad seda kuramus hästi. Ja nüüd ongi, mismoodi siis see töötab? Te ju elu sees ei mäleta, mida te olete kõik katsunud olete, millised lõhnasid tulnud ja nii edasi. Aga teie aju mäletab seda. Ja nüüd, kuidas see meeleturundus töötab? See töötab kõige lihtsamalt töös niimoodi. Alateadvusse salvestuvad tõepoolest maitsed, helid, mingisugused katsumised, mingisugused pildid. Nii. Ja kui te saate õige ärrituse, siis teil tuleb see asi meelde. Näiteks, kujutame ette praegu niimoodi, et ütleme, et võtame siit näiteks, kes mul siin istub, ütleme Elerini, et ma küsin sinu käest, mida sa tegid, ütleme, 2010. aasta 15. märtsil. Nii, oletame, et sa ei mäleta, loomulikult ei mäleta nii. Aga oletame, et mina mäletan. Ja see oli mingisugune, ma ei tea, mingi pidu näiteks, kus mängis mingi musa ja see toimus mingi sinu jaoks mingi, kas siis tähtis sündmus, ma ei tea, sa armusid kelle segi või mida iganes, või mida seal iganes juhtus. Ja nüüd, kui ma panen selle laulu mängima, siis sul tuleb see päev meelde. On niimoodi, eks ole? See on näide, kuidas moodi või alateadvus töötab. Et kui ma küsin näiteks teie käest, et mis on selle või tolle siis mingisuguse filmi tunnusmuusika, siis te ei pruugi seda teada, ei oskagi vilistada. Aga kui ma lasen seda lugu, muidugi see on ju see, eks ole? No teeme siit kohe praegu väikse testi, eks ole? Võtame siit selle YouTube'i lahti ja kohe vaatame, eks ole. Nii, võtame siit. Praegu te pilti ei näe, aga kohe näete. Nii. Näiteks, eks ole, võtame siit näiteks kõige lihtsamalt. Ma panen siit selle kinni korraks. Mingi jama on siin praegu jälle. Ma kardan, mul läheb siit see pilt ära, aga okei, paneme näiteks, eks ole, võtame näiteks James Bond, väga lihtne, eks ole. Võib-olla kohe ei tulegi pähe ega meelde, mismoodi see James Bondi soundtrack nägi, aga kui me kuuleme, siis ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kui te kuulete seda heli, siis teil hakkab seostuma terve hulk erinevaid asju. On niimoodi, eks ole ju. Ja nüüd, kui te tahate midagi turundada, mis on selline macholik, selline vinge, siis kõik, mis on James Bondi muusiaga seotud, see loob mingi assotsiatsiooni, eks ole ju. Kui ma küsin teie käest, et milliseid assotsiatsioone tekitab James Bondi muusika, siis võib-olla niipidi ei oskagi öelda. Aga kui te olete mingid asjad, nagu keegi paneb mingi asja kokku selle muusika taustal, siis on hoopis teine asi. No siis näiteks, võtame siit näiteks sellised järgmised, eks ole, ja võtame sellise näiteks tuntud kinu, ole ju, jällegi, kui ma küsiks, et mitte see kass ega koera, ma ei taha siin näidata praegu. Et kui ma küsin, et mis on Mission Impossible filmi soundtrack, siis kohe ei tule meelde, on ju? Aga ma niipidi lasen. Muidugi, see on see, eks ole, jällegi, terve assotsiatsioonide kompleks tuleb. Kus te teate seda? Kus te teate, et see on Mission Impossible lugu, kui ma ei näitaks selle praegu seda? No, ei oska öelda, kuskilt ma tean seda, eks ole. No siis näiteks, ma ei tea, kas X-Filesi mäletate, olete kunagi vaadanud, eks ole.
sellega saab terve, no ma ei tea, mida kõike saab sellega teha, kõik salapärased lood saab sellega ära rääkida. See ole ju. Mega värk, noh, on ju. Valder ja Skalli tegutsevad, igasuguseid lugusid sa sellega tekitada, eks ole ju. Näide väga heast soundtrackist on see. Ükskõik, kus see tuleb, eks ole, me teame, et see on Coca-Cola jõulud. Kuni sinnani välja, et kas te olete kuulnud, et see jõuluvana, keda teie teate jõuluvanana, selle leiutaski Coca-Cola. Olete kunagi kuulnud, ei ole? Ja. Milline nägi välja vanasti jõuluvana, kas keegi teab? Sinise kuuega. Jah, miks ta oli sinise kuuega? Põhjust täpselt ei tea. Sellepärast, et jõuluvana prototüüp on Püha Nikolaus. Eks ole, ma võin näidata teile, kes on Püha Nikolaus. Ja ta nägi välja selline paavsti mütsiga selline totakas vanamees. Ja probleem oli siis selles, et kuskil oligi mingisugustel, ma ei tea, mingitel 30ndatel aastatel Coca-Cola leidis, et see on kuidagi jube kole, et see absoluutselt ei sobi. Mis kurat selle leviga siin on? Ma ei julge seda kinni ka panna, läheb kohe käest ära. Et see oli jube kole ja siis ta palkas minu teada ühe Rootsi kunstniku, et kuule joonista sellest jõuluvanast mingi nagu parem pilt täitsa. Ja joonistaski. No siin on see Püha Nikolaus nüüd siis, eks ole, niisugune ta kunagi välja nägi. Aga no umbes midagi sellist, noh. Kõige hullemal kujul nägi välja. No see ei ole küll väga seksikas, eks ole ju. Mingi paavstiga üldsiga mingi tölmok. No siin on näha, kuidas ta neis nagu kunagi välja nägi selline tüüp. See on jõudne, eks ole, tuleb selline tüüp lastega kohale. No võt, ja siis see Rootsi kunstnik joonistaski selle sama jõuluvana, eks ole. Mida meie täna tunneme siis võt sellisena, nagu ta näeb siin välja, eks ole, selline. Ja enne seda ei olnud jõuluvana selline, oli selline teistmoodi kuju. Nüüd me ei kujutakski ette ja milles on uba, kuna see loomulikult Coca-Cola sidus selle siis oma selle toote ja selle muusikaga, siis täna teab iga laps, et Coca-Cola toob jõuluvana toob kohale, Coca-Cola auto. Ja Ameerikas teab. Meil õnneks veel teatakse, et selleks on olemas üks teine koht kuskil siin Soome põhjanabal, eks ole. On keegi käinud jõuluvana külas või? Mina käisin. Ja mina ka. No võt. Mul isegi kiri jõuluvanalt alles veel kuskil. Assanuga. No võt, meiega rääkis jõuluvanagi eesti keeles. Tere, kuidas läheb, pa. Ja siis ma tulin koju tagasi ja rääkisin oma laste. Teate, ma olin jõuluvana külas, näitasin pilti ka. Ja näed, jõuluvana on olemas. Ja nad tükk aega arutasid, et ilmselt siis ongi, kui isa käis, pilt on ka, kõik on nagu päris. Kuidas ta siis ei saa mitte olemas olla, eks ole ju. See on väga lahe koht nii. Ühesõnaga, ma võin neid muusikaid siin lasta terve portsu. Mõte jääb täpselt samaks, et see, mismoodi asi töötab, see ongi just nimelt see meelne turundus. See on üks näide sellest, et te mäletate asju, mida te ei tea, kust te seda mäletate, eks ole. Ja nüüd mina ütlen niimoodi, et Eesti oludes kõige parem selline meelese turundusnäide ongi jõulud. Paneme näiteks, te võite praegu mõelda, et kui ma läheks teiega kuskil ruumis, paneme aknad kinni, niimoodi, et välja ei näe, mis silm väljas on. Ja siis paneme sinna kuused, paneme sinna piparkoogid, küünlad, jõulumuusika. Me saame maitsega, saame piparkood kätte, kõrvaga saab jõulumuusika, silmaga me näeme neid ehtid asju, tunneme kuuselõhna ja piparkoolõhna ja saame katsuda kõik asju ja ongi jõulud. Me võime teha seda keset juulikuud näiteks, täitsa vabalt. Iga element on meile seda öelnud, et see on üks asi jõuludest. Ja see on kõige võimsam ja kõige lihtsam tööriist, kuidas turundus seda teeb ja teeb. Nüüd, mis on selle meelese turunduse üks kõige suurem eelis? Meil seisab selles, et vaadake, kui me oleme, meid inimest iseloomustab selline nähtus nagu reklaami pimedus. Eks ole? See tähendab, et me oskame reklaame eirata. Ma olen selle kohta teinud muuseas kunagi eksperimendi niimoodi, et mul oli võimalik panna Tallinnas kesklinnas kaubamaja taga ühele tänava servale üks reklaamtahvel, selline 1,50 kõrge
ja me tegime sellise natukese eksperimendi ja loomulikult ikka tahtsime müüa ka, et panime siis selle reklaamprospekti selle nädal aega üleval, ühele poolele panime siis sellise reklaami, mis reklaamis ühte mingit toodet, mis oli müügil meie poes, mis asus sellest tahvlist, 50 meetrit eemal, 100 meetrit eemal, nii. Me tegime selle reklaami, kujundasime selle täpselt nii, nagu kõik peab õige olema, kõik õiged need suurused, eks ole, et teksti ei oleks väga palju, et oleks pilku püüdev, kõik oli kiri, tule siin samas poes osta läbi. Nädal aega oli see reklaam üleval. Mis te arvate, mitu toodet osteti? Ei tüütegi. Ja tegelikult võib öelda, et väga suure tõenäosusega ei jäänud see reklaam inimestele silma. Sest et see oli üks plakat kogu Tallinna linna peale, üks koht ainult, nii lühikest aega. Selleks, et tänavapildis inimeste meelde jätmine üldse toimuks, peab olema sul täidetud, ma ei tea, seal kunagi me tegime suuremahulise kampaania, et 200 bussipeatust üle Eesti, 200, saate aru, ja hoidsime 2 kuud üleval. Ja teate, mis tulemusega juhtus? Me tegime pärast siis selle kampaania hinnagu, küsitlesime inimesi. Ja kõik olid märganud reklaami, aga keegi ei mäletanud, mis reklaamiti ja kelle poolt reklaamiti. Täiesti masendav lugu seda. 2 kuud hoidsime üleval, maksime 100 000 kroone selle eest omal ajal ja tulemus oli 0. Meil on reklaamipimedus. Aga nüüd, milles meil ei ole reklaamipimedus, mida me ei saa? Me ei käi niimoodi, saate mööda ruume, ring lähme kaubanduskeskuses, paneme mina kinni. Ei, ühtegi lõhna palun mulle mitte. Ja kõrvalapid topime alati kindlasti pähe. No mõni käib tänapäeval küll kõrvalapidega, see on muidugi juba probleem natukene, eks ole. Aga tegelikult on niiviisi, et ma ei tea, kui ma vaatan siin näiteks neid kõrvalappe, mis teil on, et tavaliselt siin ristil on kõrvas siuksed, sealt kostub müra läbi on ju niimoodi. Kui sa lähed kaubanduskeskusse, siis sa kuuled ju, mis väljapool toimub, eks ole, nad ei ole müra summutavad. See tähendab seda, et isegi kui sul on piisavalt kõva musa, siis nad kostavad läbi seal. Ühesõnaga, mis ma tahan teile öelda? Et teatud meeleelundeid me ei saa lukku panna. Ainult siis, kui meil on nohu või meil on kõrvakuulmisega probleeme. Ja me oleme harjunud, täna on see katsumine küll natukene probleemsem, eks ole, et ei tohi lubata katsuda väga palju asju. Aga tegelikult me vajame tohutult katsumist. Kompimine on ääretult suure tähtsusega sõnumi saamise viis muuseas. Näiteks, naisterahvad, kas teate, et miks pärast on sukapükste müük niimoodi, et sa saad seda materjali katsuda. On loodud sellised näidis, kohad, sa lähed kohale ja katsud, mis materjal sukapükstel on. Kuidas enne oli, mis te arvate, kui sükest asja ei olnud? Kas sai katsuda üldse materjali? Mingis läbistamatus pakendis võib-olla olid, jah? Nii, sina pakud niimoodi. No, tüdrukud, kuidas te arvate? Te ju katsute selle sukapüksi materjali, on niimoodi? Vahel ikka, aga ma arvan, et see põhjus, nagu miks on lihtsalt täpselt esiteks nii-öelda paksust ja mingit sükest asja. Et võib-olla kõigile need numbrid ei ütle midagi. Jaa, aga kuidas vanasti see asi toimus ennem näiteks, mis sa arvad? Ei tea, ei lastud üldse ligi. Oligi õige. Tead, mida naised tegid või? Tõmbasid selle karbi puruks, proovisid ära ja viskasid karbi sinna taha riiulisse ja võtsid veel järgmise. Ja tulemusena seisid karbist lõhki kistud sukapükste karbid, sest kõik tahtsid katsuda seda, aga mitte keegi võtnud lahti tehtud karpi, vaid ikka uuesti. Saate aru, no? Ja lõpuks siis need tootjad saavad ära, et kuule, see on ju jama. Ja siis tehtigi siin kõrvale selline, sa saad katsuda, nii nagu on lõhnapoodidega täpselt sama lugu. Miks pärast on testrid olemas? Just sellepärast, et vanasti kisuti see karp lahti, lasti peale, kurat, see on siit lõhna ei tõmbi, eks ole. Võeti järgmine, ja see on ju kohutav katastroof, eks ole. Nii et kõik need sellised testrid, katsumised asjad, need on sellepärast loodud, et inimene on nähtud, et inimene vajab katsumist. Ta peab saama seda materjali, toodet, kõike seda katsub. Ja see ongi toonud inimestele ja turundajatele selle teadmise, et muud moodi ei saa lihtsalt. Me peame selle asja kuidagi nii tegema. Et ühesõnaga, üldiselt öeldes, kõigepealt siis meeline turundus tähendab siis seda, et just nimelt need 1000 turundussõnumid jõuavad meieni kogu aeg, kui me midagi teeme. Ja siin meiga hakkas midagi sööma praegu, käib maitsemeelte ergutamine, käib täiega, eks ole.
et mul on siin ennem oli kuskil siin veepudel, eks ole, samamoodi, iga kord, kui ma joon midagi, mul jääb see asi meelde ja ajusse. Ja nüüd päris huvitav on vaadata, milline on see tähtsus erinevatel meelelunditel ja vaadake, et kõige tugevam loomulikult on vaatamine ja teisel kohal on lõhn. Ja see on päris huvitav, et mul on selle kohta rääkida üks lugu. Ma ei mäleta, mis riigis see võis olla. Ma tõesti ei mäleta enam, kuskil riigis tegid teadlased sellise eksperimendi. Nad võtsid katseisikuteks raske trauma läbi elanud patsiendid, kes olid olnud koomas või midagi taolist ja kellel oli aju nii-öelda puhtaks pühitud. Näiteks liiklusõnnetus ja midagi, eelkõige just õnnetused. Ühesõnaga, need inimesed võisid olla füüsiliselt terved, aga nende aju oli saanud niimoodi kahjusta, et nad ei mäletanud oma elust mitte midagi. Kes nad on ja kus nad on ja nii edasi. Ja siis mõeldi, kuidas moodi neid inimesi aidata. Ja siis uuriti järgi, mida need inimesed elus ennem tegid. Millised olid nende kokkupuuted mingite asjadega. Ja siis hakati nendele inimestele edastama neid lõhnasid, mis neid kunagi ümbritsesid. Ja ka helisid. Ehk siis nii-öelda alateadvuses hakati nendele meel tuletama selliseid asju, mida nad ei suuda kunagi, isegi tavainimene ei suuda kunagi meenutada, mis on sinu lemmiklõhn. No, kuidas sa kirjeldad, mis on su lemmiklõhn? No, rohulõhn või mullalõhn, no okei, oskad öelda. Aga mis lõhnaga see on, sa ei tea. Aga vastupidi saab alati teha. Kui mina näiteks tean, et siin näiteks Kristile meeldib selline lõhn, eks ole, kui ma tahan sind mõjutada midagi tegema, näiteks ostma või tarbima, siis põhimõtteliselt seda teades ma seda lõhna sulle edastan, sul hakkab midagi kohe ajust toimima. Ja nendel samadel inimestel, siis, kes olid selle õnnetuse läbi elanud, selle sama lõhnade ja helide peale hakkaski neil tegelikult aju meenutama mingid erinevaid lünkasid nende eelnevast elust. See näitab, milline meeletu jõud on lõhnal. Siis erinevad uuringud on näidanud, et see, mida lapsevanemad näiteks mis lõhnad neile meeldivad, millised maitsed neile meeldivad, mis muusikad nad kuulevad, kandub alateadlikult edasi läbi vastsündinud lastesse. Hiinas või Aasias kuskil tehti selline uuring, kus jälgiti siis rasedaid naisi, kes käisid mingis kaubanduskeskuses ja pika ajaloo vältel jõuti sellisele järeldusele, et nende lapsed käisid samades kaubanduskeskustes sellepärast, et nende juba sünnihetke või isegi seal kõhus, ema kõhus olles, nad olid nende samade maitsete või helide ja lõhnadega koos. Ehk siis nad mäletasid neid samu lõhnasid ja helisid. Nii et ütleme, et kui on näiteks ongi mingi kaubanduskeskus, mis laseb sulle mingit kindlat tunnusmuusikat ja kui nüüd teie näiteks siin tüdrukud ütleme lapse ootel käite läbi, siis järelikult seda teooria kaasa, et teie lapsed kunagi suureks saades lähevad sinna samasse kaubanduskeskusse, sest nad mäletavad seda lõhna hoolimata sellest, et nad ei tea, kus nad seda mäletavad. Lapsed tihtipeale kuulavad mingis ajas sama muusikat, mis teie. Nad tõepoolest käituvad väga palju sarnaselt kui teie, kui nad ei ole veel välja kujunenud, sellepärast, et nad justkui mäletavad ja meenutavad seda, mida teie olete tarbinud. Nii et see on nagu tohutu võim, mis on meie alateadvusel ja meie meelelunditel. Ja mis on nüüd eriti huvitav, on see, et kui inimesel mingi meelelund saab näiteks vigastada, siis hakkab mingi teine domineerima, kompenseerima, on niimoodi. Kas te olete kunagi püüdnud kogeda tunnet, mis tunne on olla näiteks täiesti pime? On kunagi sellist juhust olnud või? On. Kuidas see tekkis siis? Kunagi oli selline Tartus restoran pakkus pime õhtusöök. Okei, sa käisid söömas seal ka? Jaa, käisin söömas, tõesti pime oli seal ja maitsemeeled siis, kuidas töötasid, et see oli väga huvitav. Seal oli üks pime, seal oli üks naine, kes oli olnud sünnist saadik pime ja siis ta rääkis oma kogemusi, mis ta on teinud ja kuidas ta on läinud ja päris huvitav kogemus oli see. Ja. Kas teistel on ka mingit kogemust või? Ja mul on umbes samalaadne, et mis Keskus kunagi korraldas siukse pime ekskursiooni, samamoodi pimeda juhendamisel. Õige, mina käisin selles samas muuseas.
sellel samal Ahhaa näitusel. Ma ei tea, kas sa mäletad, seal oli, kõigepealt kõnniti tänaval, oli Munakivi tänaval, siis sõideti paadiga, ja pärast joodi kohvikus. Ja kõik toimus nagu oligi. See paadisõit oli, mäletan kuidagi niimoodi, et oli siis juba selline kõikuv mingi asi tehtud, tuult lasti ja kajakate kisa. Ma tahtsin just öelda, heli oli seal ja selle paadisõidu juures mäletan ka seda heli, laineid ja mingit siukest. Ja ma mäletan, et kui lõpuks me istusime seal baari leti taga, see oligi baari leti, kui ma jõin kohvi, siis oli kõik täitsa juba normaalne. Siis oli tunne, et ma kogu aeg niimoodi olen. Anja. Nõus. Et see ongi nüüd see, et... See kestis vist ainult mingi tund aega või midagi sellist. See oli, kusjuures oligi mingi tund aega, jah. Et selle asja nagu, see näitab väga hästi, kuidas inimesed tegelikult on suutelised oma meelelundite mingisugust kaotust, mingi teise asja kompenseerima. Ja see tähendabki seda, et tegelikult ei jää inimesel, kellel on mingi meel kahjusse saanud, see nii-öelda tarbimiskogemus saamata. Ta saab seda kuidagi teisiti, eks ole, nagu räägitakse, et kurdid inimesed tunnevad ju muusikat läbi luude, läbi selle nagu vibratsiooni, eks ole. Et ma ei tea, kas te olete kunagi näiteks teinud seda kihvti eksperimenti, pannud raudtee peale käe, relsi peale käe, kui rong kaugelt tuleb. Te ei näe veel ega ei kuule, aga te tunnete juba. On niisugust alati üks kogenud kunagi. Ma kunagi lapsena mäletan, raudtee oli nii põnev, et ma olen elanud terve elu raudteede ääres. Ja siis me tegime kunagi, oligi niimoodi, et sa said, kui kätt hoidsid raudtee peal, siis vibratsioon juba, helilaine tuli juba ära. Aga see on mitte helilaine, vaid see võnge tuli ära, aga heli veel ei olnud tulnud, eks ole, eriti veel, kui raud tuli kuskilt metsa tagant ja tagant. Nii et sa tunnetad tegelikult neid asju küll. Et see on nagu päris huvitav, jah. Ja nüüd, kui me vaatame siis, kuidas see sensoorne turundus, miks ta sensoorne on, see tuleneb sellest, et meeleline ehk inglise keeles siis sensory marketing on siis see, et mina kasutan nagu kahesugust siis ütlust, et on siis meeleline turundus või siis sensoorne turundus. Inglise keeles on siis sensory branding või sensory marketing, kõige rohkem levinud nimetus. Et kuidas siis ära kasutatakse? Noh, siin on mõned näited, näiteks uue auto lõhn, eks ole, olete sellist fenomeni kunagi niimoodi tajunud. See on turunduslikult välja töötatud, et inimestele just jääb mulje, et uus auto lõhnab kuidagi eriliselt, eks ole. Seda tegelikult ju lõhnastatakse mingite spetslõhnadega ja see on teatud selline tunnus, mis lisab mingit niisugust väärtust, eks ole. Siis Cornflakes on siin pandud selle pärast, et Cornflakes esindab ühte sellist näidet, kus Kellogg's on ära patenteerinud nende maisielveste krõbina, selle hääle. Nii et kui reklaamis keegi niimoodi krõbistab selle pakki, siis see heli, mis siit tuleb, see on siis, kui see on Kellogg'si toode, siis tähendab seda, et seda mitte keegi teine ei kasuta. Samamoodi nagu ma võiks siia panna näiteks, ütleme, mis meil on see Löfbergs lila, mis kasutab oma lillat värvi, on selle värvi ära patenteerinud ja kasutab seda värvi meie just nimelt teatud siis jälle nagu meeltuletus, mis ole. Coca-Cola on kindlasti üks toode, mis saab ära kasutada kõiki meie meelolundeid. No, visuaalselt me tunneme Coca-Cola kohe ära. Teiseks, kui me maitseme, maitset tunneme ka kohe ära, eks ole. Kuidas on heliga? No see pudeli avamise. Eks ole, see heli, on ju. Me saame isegi, olete vähest proovinud ja lahen, kui te pudeli lahti panete näo juurde, kui need mullid teil näkku pritsivad, isegi seda asja saab tunda, eks ole, isegi lõhna saab tunda, saate aru. Sest Coca-Cola lõhnab teistmoodi. Ja kõige lõpuks, kui te võtate Coca-Cola pudeli kätte, siis see pudel on kooniline, näete. Eks ole. Ja see pudel on ehitatud niimoodi, et kui te selle puruks viskate selle pudeli, siis te oskate selle tükkidest kokku panna. Sest ta on niimoodi tehtud. Ja kui te võtate pimedast peast selle kätte, näiteks panete silmad kinni, siis te tegelikult tunnete ära, et see on Coca-Cola, eks ole. No ja siis loomulikult, eks ole, nagu ma olen siin Eesti jaanipäev, mis on ka tohutult erinevate selliste elementidega seotud, et kuidas see sensoorne nagu mälu töötab, et see töötabki seda, et inimesed teavad, millised elemendid, nii helilised, pildilised, visuaalsed, eks ole, lõhnaga, maitsega on seotud mingite sündmustega. No ma rääkisin siin jõuludest, samamoodi võib olla jaanipäev. Et jaanipäev on seotud mingite kindlate elementidega, just nimelt söömise, joomise ja kõikide nende asjade puhul. Ja kui sa nüüd, eks ole, tahad reklaamida midagi, mis on kuidagi viisi, sa võid kasutada näiteks põhimõtteliselt jaanipäeva elemente mingi toote müügis või vastupidi, kui sa tahad midagi toodet müüa
mis toetab jaanipäeva, siis need kaks asja kokku panna toimib nagu super hästi, eks ole. Nii et me tegelikult näeme seda sensoorset turundust absoluutselt igal pool. Et kõige levinumad näited on sellised, kus firmad kasutavad lõhnaturundust, eks ole. Kõige levinum koht, kus te saate iga päev seda näha, kuulda, kui te viitsite, lähete Viru keskusesse, teisel korrusel on Massimo Dutti pood, kes kasutab lõhnaturundust. Olete kunagi käinud seal? Ei loe ette. Minge eksperimenteerige, kui pole varem käinud, minge sõitke Viru keskuses eskalaatori üles, teisel korrusel kohe eskalaatorite kõrval on Massimo Dutti nimeline kauplus. Ja see kasutab juba, tema algusest peale kasutab lõhnaturundust. Tähendab seda, et tal on spetsiifiline oma lõhn. Eks ole ju. Maailmas on väga palju firmasid, kes kasutavad lõhnaturundust. Asi on isegi nii kaugele läinud, et ma teen siin koostööd ühe firmaga Eestis, kes rendib neid lõhnamasinaid. Meil käivad praegu siin eksperimendid, ehk siis see on niisugune masin, mille sisse pannakse selline kas nii väike või siis ka suurem vedeliku purk. See masin lülitatakse vooluvõrku, seda juhitakse telefoni äpiga ja see masin piserdab õhku vastavat lõhna. Need lõhnasid on umbes seal mingi 200-300. Ja sul on võimalik firmana rentida see masin, valida oma lõhn ja see lõhn hakkab siis iga teatud ajadrakka, sa võid programmeerida, kui sa tahad seda, viskab, piserdab õhku siis seda lõhna. Sellest räägib väga palju ka see sama Martin Lindström oma erinevatest näidetest, kus ta küsib umbes nii, et kas värsket suve hommikut on võimalik purki püüda või pudelisse ja ütleb, et väidab, et on küll, eks ole. Nii et lõhnaturundus on üks hästi levinud turundus. See tähendab, et seotakse mingi toode mingi lõhnaga. Osa firmasid saab seda lõhnaturundust teha selles mõttes väga hästi, et tal pole vaja näiteks kohvikutel pole vaja mingit lõhnaturundust, vaid kohvikud ongi need samad ju lõhnastad, on niimoodi. Siis näiteks siuke lugu, olete kunagi mõelnud, et te lähete näiteks mõnda supermarketisse, siis väga tihti on seal supermarketi kuskil kas keskel või kuskil on mingisugune saarekene, kus küpsetatakse värsket leivasaia. On niimoodi, eks ole. Nüüd, miks seda tehakse? Loomulikult sellepärast, et pakkuda värsket toodangut. Ja tegelikult sellepärast, et see värske küpsetamise lõhn on nii tugev motivaator, et see toob palju suurema tõenäosusega inimese ostma, kui lihtsalt see, kui sa müüd kuskil pakis saia või leiba. Kusjuures enamus nendest asjadest tihtipeale väga sageli mõnes poes isegi ei küpsetata koha peal, vaid nad tuuakse kohale ja lihtsalt võib-olla soendatakse üles. Tähtis on see, et tekitada mulje, et see on värske ja see lõhnab hästi. Ja see läheb nüüd taas meie nende samade näidete juurde, mis ma siin ka varem kasutasin, et need on teatud ettekujutlused, et ma rääkisin sellest jääefektist, eks ole, et jää seostub inimestele värskusega. Ja kui sa paned näiteks mingid asjad jää peale, siis on palju suurem tõenäosus seda osta. See Lindström räägib, kuidas ta tegi Dubais ühe sellise katse, et oli mingi, kas oli vist mingi kalapood või mingi pood oli? Oli vist jah. Avati just uus pood ja uudselt fancy kõik ja ei müünud üldse. Keegi käinud ostmas kaupu. Ja ainukene, mida tegema pidi, oli see, et asetada need kalad ja mereannid jää peale. Sellest piisas, et pood rahvast täis. Mõistate, eks ole. Ja enne ei olnud mitte midagi. Et sama lugu on nende lõhnadega, et see töötab, sa paned selle mingisuguse kohviku saarekese või saiaküpsetamise saarekese paned kauplusesse ja see juba müüb. Palju suurema tõenäosusega, kui näiteks ütleme mingisugune lihtsalt mingi masina pisentamine. Heli on järgmine. Olete kunagi näiteks mõelnud, kuidas üldse selliste heliga nagu turundatakse, et kui te võtate näiteks, olete spaades käinud, eks ole ju, siis spaades on niisugune zen-muusika, teate, ma ei oska elu seest kirjeldada, niisugune zen-muusika käib. See tähendab seda, et lähete sinna, ma tean hästi, levinud on ta seal, just mulle lööb ette Rakvere spa, siis ta on seal see, mis see Rakvere nimi on see? Ma ei tea, mis selle nimi on, pole tähtis. Ja seal all keldris on suur kelder, ma olen seal tihti peale käinud, nüüd ammu pole varem käinud, siis sa istud, ootad zen-muusika. Nüüd paneme selle kõrvale näiteks, ütleme, teksapoe. Kui sa teksapoes paned niisuguse zen-muusika, siis mitte ükski klient ei tule. Sa pead panema mingi rajurokki, niisugune värk käib, sellepärast, et see koht eeldab niisugust asja, eks ole. See on esimene näide. Teine näide on see, mis ma just lõin näite, et mingisugused filmid või mingid sündmused on mingi muusikapalaga seotud.
ja need muusikapalad muutuvad selle toote lahutamatuks osaks. Nagu näiteks see, mis meil oli see Coca-Cola, eks ole ju. Samamoodi on ju terve hulk mingisuguseid selliseid tooteid, mida sa saad siduda just nimelt mingi muusika. Üks hea asi, et ma näitan teile veel, on selles mõttes nagu huvitav, et inimesed ei pruugi teada, mis asi see üldse on, aga nad on tuttavad sellega. Ma kohe lasen teile, vaatame, kas te tunnete ära. Ma ei näita praegu, ma loodan, et te vist kuulete. Nii. Kuulete? Enamus inimesi on kuulnud seda lugu, on ju. Mis asi see on? Mis lugu see on? Mis muusikapala see on? Beethoveni mingi pala. Jaa, mingi pala on tõesti, mingi pala on. Beethoveni pala. Jaa. See on Beethoveni 5. sümfoonia. Kõige kuulsam, üks kuulsam, mitte kõige kuulsam. Ma arvan, Für Elise vist on kuulsam äkki. Ja ongi niimoodi, et kui ma küsin, et mis muusikapala see on, ei pruugi teada, sest et inimene ei ole võib-olla kõige teravam klassikalise muusika austaja, ei saa pahaks panna, eks ole. Aga samal ajal, kui sa seod selle mingi asjaga, ja tean seda lugu küll, eks ole, umbes niimoodi. Mulle üldse meeldib nagu see turunduses selline see lugude ja nende sümbolite loomine, kui võimas see kõik on. Ma räägin praegu ja räägin ka ilmselt tulevikus veel James Bondist teile. James Bond on üks lahe kuju. Miks? Kõigepealt tema, see tunnusmuusika ja kõik see story on nii vägev, et sul on võimalik, kui sa nagu nutikalt oskad, sa võid kasutada James Bondi elemente, nii muusikaelemente kui kõike muid sümboleid, sa võid kasutada mis tahes reklaamis. Teate, see iga kord, kui James Bondi film hakkab, siis ta kõnnib ja tulistab sinna nagu püstolitorusse. Olete märganud, eks ole? See on absoluutselt kõikide filmide eest. Nii. Seda võib kasutada, kus iganes. Ma olen näinud seda mingites igas erinevas situatsioonis. Ühesõnaga, esimene fenomen on see kohe, et James Bondiga saab müüa väga palju asju ja James Bondi elementidega saab seostada igasugu asju. Teine huvitav fenomen seisneb selles, et James Bond on üks tuntumaid inimesi maailmas, olete nõus vist, jah? Kõike me teame tema kohta, mida ta joob, mida sööb, mis autoga sõidab, kõike. Aga kõige suurem nalja on see, et teda ei ole päriselt olemas. Eks ole? Aga ometi me teame. Kas te teate, kui vana on James Bond või? Ta on kogu aeg vanune muuseas. Miks peab James Bond pidevalt muutuma? Miks peab tulema uus James Bond? Sest ta muutub liiga vanaks. James Bond on 37-aastane. Kuigi sellest ammu enam kinni hoita, sest et mingil hetkel nad näevad kindlasti juba 45-50 välja seal, eks ole. Aga põhimõtteliselt peab ta olema 40 tuuris ja kui näitaja muutub liiga palju vanaks, siis tuleb ta välja vahetada, eks ole. Nii et ühesõnaga neid asju on väga palju, et tegemist on maailma ühe kõige tuntuma inimesega raudselt, keda päriselt pole olemas. Seega siis me võime öelda, et jah, seda sensoorset turundust me tõesti võime igas kohas märkida. Ja igapäevaelus te tunnetate seda näiteks tarbimise mõttes niimoodi, et kui te näiteks lähete kuskile, võõrasse linna näiteks oletame, ja te kuulete mingisugust heli või tunnete mingit lõhna, siis teil juba tegelikult seostub mingi tohutu nagu terve mingi kontseptsioon. Näiteks ütleme, McDonaldsi lõhn võib-olla ei pruugi meile meelda, aga see on teatud selline kindlustunne, et kurat, mul on kõht ikka kui midagi muud süüa, siis ma lähen võtan selle purksi ka vähemalt ära, eks ole. Sest see lõhn on nii tuntav ja nii tugev, eks ole. Või et kui kuskil näiteks kostab, ütleme, kui põhimõtteliselt kui kuskil kostaks kõva häälega, seesama näide James Bondi muusikast mingis linnas, mina olen täitsa veendunud, et ma 100% kindlasti läheks vaataks, mis see asi on. Täiesti 100% kindlasti. Eks ole, võib-olla see lihtsalt on kommipood, aga ma läheks kindlasti vaataks.
ja see, kuidas nagu need kunagised helid ja kunagised asjad meid mõjutavad. Mõelge näiteks, miks pärast on väga paljud sellised retro asjad hästi popid. Kasutatakse pidevalt on, teate, sellised mingite vanade filmide klippides, mehed ei nuta, põhiasi igal pool, eks ole, ja midagi taolist. Et see töötab sellepärast, et seda mäletavad nii paljud inimesed. Isegi siis, kui nad ei ole seda filmi ammu näinud, nad mäletavad, see toob kohe terve sündmuste kaskaadi. Sul tekib mingi terve ajastu teema. Näiteks ma siin Facebookis vaatan aeg-ajalt, jälle keegi paneb mingi pildi, kuidas ma ei tea, nõukaajal mingi asi välja nägi. Milles küssa? Sa saad terve loo rääkida. Inimene võib-olla ei mäletagi täpselt enam, kuidas see nõukaajal välja nägi, kes sel ajal elas. Aga kui sa näitad mingit pilti, ja muidugi tuleb, kui äge tuleb meelde, eks ole, terve story jookseb kohe, rullub lahti. Nii et meie ütleme siis nimelt, et meie see elamine või see olemine on selles mõttes üks väga müstiline värk, et tõepoolest me paganama hästi, meie aju suudab meenuda asju, mida me ei teagi üldse, et on olemas. Ja ainuke, mida nüüd on vaja on siis nagu õiget mõjutajat, vaja on mingit õiget sellist signalisaatorit. Ja nüüd siin on mul üks hea näide sellest, et miks pärast see selline kindlamärgiline ja kindlaelemendiline värvide ja sümbolite nagu seos peab olema esindatud. Kui vaadatakse, et siin on, eks ole, näiteks võtame ka teist 2 mütsi. Nii. Kui nüüd küsida, et milline mütsi ostavad inimesed suurema tõenäosusega, siis kindlasti seda ülemist, eks ole. Sest isegi kui see on kuskil samas tehas tehtud, kus see müts, siis selle mütsiga seostub midagi, sa tunned ära, sul tekib mingi absoluutselt seos kohe. Aga see on lihtsalt mingi nimetu no-brand toode. Või näiteks, et kas on tõenäoline, et sa lähed sellisesse, see on lahe restoran nimel vaadake, mingi hamba, ma ei tea, siuke purksi restoran või McDonald's sisse. No siis ütleme, et kui sa oled eksootiliste elamuste otsi, siis sa lähed siia hamba ausse võtama seda purksi. Aga tõenäoliselt sa lähed ikkagi enne McDonald's sisse, eks ole. Sellepärast, et sul seostub sellega mingi kindel asi, see on turvalisuse ja mingisuguse usalduse küsimus. Kus see on, ma ei tea, aga see on meil peas kinni, eks ole. Me teame, et see niimoodi on. Vot nii, see siis on kõik see, mis puudutab nüüd seda või mitte kõik, see on tegelikult üks väike osa sellest, mis seda sensoorset turundust puudutab, et see, mismoodi, ütleme, et võib-olla siis võiks öelda niimoodi, et see, mida see sensoorne turundus meiega kõige rohkem teeb, seisnebki selles, et ta ühelt poolt nagu otsustab meie eest ise ära. Ehk siis see meie mälu või meie aju otsustab meie eest ise ära, ilma et me üldse teaksime, miks me niimoodi käitume. Teiseks on see, et kogu see selline meelelundite kaudu selle informatsiooni saamine, et see toimub nii märkamatult ja kogu aeg, et me tegelikult ei oskagi ise aimata, kuidas meiega manipuleeritakse. Ja kui me nüüd võtame siis juurde selle turunduskäitumise, siis selle kohta tihti peale öeldakse, et ma ei tea, miks ma niimoodi otsustasin, aga näed, ma ostsin selle asja, eks ole. Või et miks mulle see meeldib, ma ei tea, aga see mulle millegipärast meeldib. Et alateadvus teeb meie eest otsud ise ära. Ja veel kord, et turundajad seda väga nutikalt teavad ja mis turundajatel ainuke, mis teha on. Meil on vaja luua selline mudel, mille alusel on võimalik põhimõtteliselt luua siis, eks ole, selline kontseptsioon, et ettevõtte oma toodete või teenuste turundamisel kasutaks justkui kõiki neid samu elemente. Et ideaalne turundus tähendabki seda, et meil on esindatud nii lõhnad, maitsed, kompimised, pildid, helid, kõik. Ja nüüd sellega on hea näide, et ma küsin, et kuidas näiteks kummiremondi töökoda saaks siis kasutada maitseturundust? Tekib süke küsimus, on ju? Kummiremondi töökoda kasutab maitseturundust. Kuidas moodi? Oskate pakkuda? No, üks variant on jagada näiteks lagritsakomme. Ehk siis oma kindla maitsega kommid, mis muutuvad sellele ettevõttele eripäraseks. Neid selliseid trikke on päris palju. Kas te olete kunagi kuulnud sellisest firmast, kohe ma näitan,
Vaatame, kas ma leian ülesse. Nagu Leo Burnett on keegi kuulnud või? See on reklaamifirma, mis avas ennast kurioosselt aastal 1930, umbes vist kui oli siis Ameerikas tohutu majanduskriis, mille peale elamus ütles loll peast. Praegu pole meil tööd ega ettevõttes saavad reklaamibüroo, et kes reklaami hakkab ostma. Ja siis ta mõtles see Leo Burnett ise, et kuidas ma saaks nagu kliente meelitada kontorisse. Ja tema tegi sihukese asja, et tema hakkas pakkuma õunu. Selle peale ütles jälle, et see on sul peast, kõik tulevad, söövad õunad ära, minema. Aga ei midagi, ei söönud päris aina ära. Ja nüüd ongi niimoodi juhtunud, et Leo Burnetti kontoris on kõikides kohtus üle maailma alati õunad laua peal. See on ka osakene sellest sensoorsest mälust, eks ole. Vaatame, kas siin leiame mingid pilte sellest ka, kus ta siin on. No võt, siin ongi, eks ole. See õuna sümbol on hästi tugevalt Leo Burnetti sees. Nii nagu ma ütlesin, eks ole, et jaanipäev või siis jõulud seonduvad mingi oma kindlate elementidega. Nii hakkavad ka firmad, brändid, inimesed, kõik seostuma mingite elementidega. Kuni sinnani välja, et kui ma räägin teile veel siin tulevik, ütleme ette ära, räägin nendest inimbrändidest ka, siis mõelge neil selle peale, kuidas moodi on need siis kuulsused või tuntud inimesed kasutavad iseenda mingisuguseid elemente, iseenda turundamine. Näiteks meil on, eks ole, teada, meil oli siin eelmine president, kellel oli kikilips kogu käes, on ju, Toomas Enne kindlasti kikilips. Või näiteks võib võtta siit näiteks sellise näite, et võtame siit näiteks siuksed tegelase. Nii, võtame siukse tegelase näiteks, nagu Winston Churchill. See on Winston Churchilli üks kõige kuulsamaid elemente pilte. Näpud niimoodi püsti, sigar suus. Järgmine tema element on umbes selline, nagu siin. Kaabu peas, sigar suus, eks ole. See on siuke tegelane, ta nägu on juba siuke mõnus, ümargane notsu nägu natukese, eks ole. Et ta on nii äratuntav tegelane, et ükskõik kus kohas sa seda kasutaks neid elemente, siis sa viid ilmeksimad kokku, need on see inimene, eks ole. Või näiteks, siukene tegelane näiteks nagu, mis sa siin nüüd kirjutab? Charlie Chaplin. Charlie Chapliniga on siuke huvitav lugu, et enamus teavad teda selle üksiku rändurina või üksikhulkur on tema see tegelane, on niimoodi, eks ole. Aga, ja siin on tema kõik see üksikhulkuri, need tegelaskujud. Kui mina laps olin, siis hästi palju näidati. Kas te olete üldse mõnda Charlie Chaplini filmi näinud või? Mis filmi te olete näinud? Raske on peale meenutada. Rulluiskad. Sorry. Mis sa Anne ütlesid, mis sa filmi oled näinud? See film, millal tal oli need rulluisud peal. Okei. Mingi ohtlik. Ma ei mäleta, mis see nime oli, aga... Meigo, mis sina ütlesid? Ma mäletan, oli kuskil silla ääres ja viskas ennast vette või kedagi teist kogemata vette. Ja. Kui te tahate kõige lahedamat filmi vaadata, vaadake Kullapalavikku. Te leiate ülesse. Vist oli Gold Rush, oli vist siis inglise keeles Kullapalavik, kus ta saapaid sööb selle. No see on lahe. Igal pool on tema see kuju, eks ole. Oleme ausad, enamus inimesi ei ole Charlie Chaplin milline ta päriselt välja nägi kunagi näinudki. Siin ta näeb välja, milline ta päriselt välja nägi. Et mina ei saanud sellest enne teada, kui mul õnnestus käia Šveitsis. Ta elas oma elu lõpu aastat Šveitsis ja ta suri ühes linnas millega Vevey. Ja ma siis sattusin sinna linna kunagi, mul on pilt tehtud, kus ma olen tema kuju juures. Ja siis hakkasin kuidagi uurima, selle kuju on ka seesama, see kuju on selle üksiku hulkuri kuju. Siuke pronksist kuju on. Ja siis ma hakkasin uurima ja siis ma avasin, et ma arvan, et ma ei tunneks elu sees Chaplinit ära, kui ta tänaval muidu vastu läks. Siis kogu aeg filmides on kogu aeg selline tüüp. Eks ole. No tal kuulsad filmid on kindlasti on see Suurlinnatuled on üks film, siis on see Suur diktaator on, et mõni on hästi kurb film, üks film on see, kus ta on mingi leiab miljonärist enda sõbra, see sõber on tal sõber ainult siis, kui ta õhtul purjus on.
hommikus kaineks saab, siis ta kunagi ei mäleta seda Chaplinit. Ja õhtul siis saab jälle, jääb jälle vindiseks ja siis see Chaplin on jälle sõber, eks ole. Umbes mingi süüke lugu on. No nii, ühesõnaga see selleks. Et see on jällegi näide, et see sensoorse turunduse üks väljendid element ongi see, et ka inimesed võtavad enda puhul kasutusse mingisugused sümbolid ja neid sümboleid kasutama hakates on võimalik, eks ole, nii inimest turundada, asja turundada, mis iganes. Et ma panin nüüd üles Facebooki ühe pildi, kas te panite tähele? Ma näitan teile iseendast. Ja päris, ma tegelikult jõudsin selle pildi, ma panin uuesti üles mitmel põhjusel. See, et ta oli lahe pilt, aga see selleks, aga tegelikult ma hakkasin ükskord mõtlema seda, kuidas siis seesama jutt, et kuidas siis inimesed kasutavad mingeid elemente ise enda küljes või enda juures, et nad saavad need samu just täpselt ongi selliseid neid oma kas siis riietusesemeid või siis mingisuguseid selliseid muid elemente kasutadagi enda turunduses. Nii, ja nüüd ma kohe vaatan, kus see pilt oli. Aha, pilt on siin. Kunagi joonistas, tudengid TTÜ-s kinkisid mulle sellise pildi minust. See on selline suur pilt tegelikult, selline A3 vist. Ja see on joonistatud siis mingi, ma ei saan aru, et fotode ja tudengite kirjelduse järgi, sest see inimene, kes selle joonistas, pole mind kunagi näinud. Nii. No selleks, et minust nägu joonistada, selleks on vaja mingit foto. Aga siin on jalgratas, punased püksid, ruuduline pintsak, püksirihm, need on täpselt need asjad, millega ma riides käin. See tähendab seda, et need tudengid edastades selle kunstnikule minust elemente panid kokku minu kõige tuntumad elemendid, eks ole. Ma hakkasin mõtlema, et isegi mina, kes ma ei ole nagu niimoodi teadlikult, ei ole mul vuntsid ees ega ma ei tea, kikilipp sees, et on võimalik kujutada niimoodi selline nagu mingisugune selline etalonmudel või selline elementidest kokku, eks ole. Et see ongi see näide, kuidasmoodi tegelikult see sensoorne turundus töötab teie või meie või kelle iganes peale, eks ole. Nii, vot siuke lugu. Nüüd tahan edasi minna ja rääkida veel ühest teemast, vaatame, kui palju me viitsime sellest rääkida, aga ma soovitan, et kui te sellest sensoorsest turundust tahate nüüd rohkem teada saada, siis kõige parem on lugeda kas seda sama Martin Lindströmi raamatuid, mis ma teile soovitasin, või siis teine raamat, ei mäleta, kas ma soovitasin, aga ma kirjutan selle uuesti ülesse. Selle autor on Dan Hill ja raamatu eestikeelne nimi on Tõe kehastus. Inglise keeles on siis The Body of Truth. Niimoodi on inglise keeles. See räägib ka põhimõtteliselt samamoodi sellest sensoorsest turundusest, kuidas me siis neid otsused langetame. Et see tegelikult põnev teema ja sellest saab väga palju rääkida, ilmselt me siis veel mingil hetkel seda käsitleme ka. Nii, kas teil on vahepeal tekkinud mingi küsimusi? Ma ei hakka mingit pausi tegema siin praegu. Ma lasen ühe jutu edasi, kui kellegi nõude pissi edasi, siis te võite vahepeal ära, midagi ei juhtu, eks ole, tõenäoliselt. Nii, aga nüüd räägime veel ühest sellisest kontseptsioonist, mis tarbijate kohta käib. Ja räägime sellist nähtust nagu tarbija osalusmäär. Et tarbija osalusmäär on üks selline kontseptsioon, mille all mõeldakse siis, nagu mul siin kirjas on, tarbijapoolset valmisolekut süveneda turunduskommunikatsiooni sõnumitesse. Ehk siis tema valmisolek või võimekus turundust siis jälgida või siis turundust üldse nagu arvesse võtta. Ja selle kontseptsiooni kohaselt on siis kaks nagu lähenemisviisi. Et esimene selline kontseptsioon ütleb seda, et see toote ja tarbijate side on selline nagu kogemuste põhine, et inimene salvestab erinevaid sõnumeid niimoodi kihit endasse, et ta õpib seda toodet ja seda teenust tundma siis nagu sellise
kogemuse ja aja jooksul ja nüüd siis see nii-öelda turunduskommunikatsioon, mis siis peab seda toodet või teenust siis nagu tutvustama või siis seda nii-öelda reklaamima, et see peab arvestama selle tingimusega, et kui sa sõnumi saadad välja sellisele sihtrühmale, kes sellest tootest teenust midagi ei tea, siis neil puudub see eelnev kogemus ja nendest läheb see mööda. Et sa pead arvestama selle nii-öelda sõnumi puhul, et see peab olema nii-öelda nagu kogu aeg nii-öelda nagu pühendunud või selline nagu ladestunud ja see nii-öelda sõnum peab liikuma jupilt, eks ole. Ma mäletaks, ma rääkisin teile vist sellest eelmine kord sellest turundusviisist, eks ole, kus kõigepealt näidatakse meile seda mingit sõnumit, eks ole, Aida mudeli mäletate, eks ole. No võt samamoodi, tegelikult see nii-öelda kontseptsioon ütlebki seda, et tarbijale tuleb läheneda niimoodi järk-järgult. Inimene ise omandab mingid asjad ja siis turunduse eesmärk on siis kogu aeg seda süvendada. Nii. Ja teine kontseptsioon ütleb seda, et see pühendumis või see osalusmäär ise on ainult puhtalt kommunikatsiooni tulemus. Inimesel endal mingisugust sellist kogemuste baasi ei ole. Inimene unustab kohe kõik ära ja inimene aktiviseerub mingi reklaami peale ainult siis, kui ta näeb seda, eks ole. Ehk siis see esimene kontseptsioon ütleb seda, et kui inimesel on mingi kogemus olemas, siis sa ei pea kogu aeg reklaamima ja rääkima, mis see toode ennast tähendab, vaid sulle piisab sellest, kui sa näiteks näitad mingi toote puhul ainult seda logo. Võtame näiteks, toome sellise näite, et esimese kontseptsiooni kohaselt võime öelda niimoodi, et kui sa tahad näiteks, kui sa arvestad, et tarbija on piisavalt nagu kursis asjadega, siis piisab sul sellest, et sa näitad inimesele ainult näitad talle ainult sellist pilti. Te teate, kes või mis on Marlboro Man, olete kuulnud, jah? Eks ole, et põhimõtteliselt sa ei pea isegi ütlema, nagu siin näiteks on, et võt see pilt näiteks siin. Sa ei pea isegi logo panema juurde, sulle piisab sellest sümbolist. Ja tarbijarühmad juba selle peale lendavad peale, sest nad saavad aru, mis endast tähendab. Nii. Teisel juhul aga, kui öeldakse, et tarbija ei suuda süveneda sõnumisse, pead sa iga kord ütlema, et tule osta meie parimat sigarette, Marlboro, see on selline asi. Mõistate, eks ole. Nii et see kontseptsioon tähendabki siis seda, et kui suurel määral suudab inimene siis ise nii-öelda otsuseid langetada ja kui suur on mõju siis seda selles nii-öelda reklaamil ja turundusel. Ja siin eraldataksegi siis kahte äärmust, et on olemas siis nii-öelda kõrge ja madala osalusmääraga ostu-otsustusprotsessid ja siis mõlema puhul kehtivad siis erinevad nii-öelda sellised soovitused ja siis vajalikkus selleks, et seda turundust siis kommunikeerida. Nii, ja mis need tähendavad siis see nõrk ja tugev osalusmäär? See võib olla ka siis nõrk või siis kerge või lahja selline osalusmäär ja tugev ehk siis selline püsiv osalusmäär, midagi taolist. Et siis kas madal või kõrge või nõrk ja tugev, eks ole. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et see nõrga osalusmääraga ostu-otsusmudel on siis selline, mille puhul siis tarbija infotöötlejana on suhteliselt passiivne. See tähendab seda, et ta reageerib enamasti ainult reklaamidele ja mingisugust sellist iseseisvat sellist pikemaajalist nagu infokogumist, infotöötlust tarbija ei tee. Ja nõrga osalusmääraga tooted nimetatakse ka väikese tarbijariskiga, ehk nad ei ole tarbijaks väga olulised. Ja siis vastupidi nüüd tugeva osalusmäära või kõrge osalusmääraga mudel ütleb seda, et see toode järelikult või teenus võib olema tarbija nii nagu oluline, et sellega võib olla seotud rohkem riske ja siis inimene peab olema selle toote ostmise eel infotöötlejana palju sügavam, palju põhjalikum ja palju otsivam. Ja siin selline reklaami mõju on palju väiksem. Nii et siis lihtsas keeles öelduna nõrk osalusmäär tähendab seda, et see on see olukord, kus reklaam paneb inimest ostma ja on väga kerge mõjutada inimese ostuotsust. Nii.
Tugev osalusmäär tähendab seda, et tarbija huvitub tootest rohkem, süveneb toote ja teenuse infosse rohkem ja reklaamil ei ole otseselt sellist mõju, mis paneks inimest ostma ilma eelnevalt uurimata. Ja lihtsamalt veel öelduna võib öelda niimoodi, et nõrga osalusmääraga on siis need tooted, mis on odavamad, tavalisemad, igapäevasemad, millede ostmise puhul, nagu öeldakse, riskid, et midagi võib põssa minna, või kui läheb, on suht väike, kui läks, viskasin minema, ostsin vale nätsu, ei huvita, kõik seo. Näiteks ma siin alles hiljuti rääkisin, ma olen nätsude suhtes kohutavalt kriitiline. Mulle ei meeldi enamus nätsu, mis Eestis müüakse, on kõik kiirene jama. Ainukene, mida ma saan osta, on Stockmannis müüdavad need Wrigleysi nätsud, need lehed niisugused. Kõik need igas orbitid, esiteks mulle ei meeldi see maitse, teiseks need orbiti padjad on, üks on väike, kaks on suur. Saad aru, see on nii jõudne, ma ei kannata üldse süüa. Ja üks päev juhtus selline lugu, et ma olin kuskil poes ja märkasin, et Wrigleysi nätsud müügi. Ostsin ära 2 pakki. Kurat tuli väljendab mulli nätsud. Issand jumal, ma ei tea, kas te olete kunagi söönud. Suure heud. Ma olin sellisel nii suur oli suus, et ma pidin pool välja sülitama. Lõpuks ma olin käega, andsin lastele närviga ise. Et siis ma võin öelda, et see oli nõrga osalusmääraga toode, eks ole. Et mulle osturisk oli nii väike, et ostsin, katsetasin ja meeldib, viskasin minema, so what, eks ole. Aga kui ma ostan endale arvuti näiteks 1000 eurose, siis on selge, et ma ennem teen palju suuremat uurimistööd ja see reklaam, et tule, osta meil arvutid, meil on 5% odavat, see mind ei kõiguta väga palju, eks ole. See on siis selle tugeva nõrga osalusmäära just vahe. Nii. Ja siis, siin on kokkuvõte ka sellest, et aru saada, mis see tähendab siis kõrge ostuosalus tähendab seda, et teie huvitatus tootest on kõrge, selles mõttes tootes kõrge, et see on teile oluline toode, eks ole, olulised asjad on need. Kallid ja olulised asjad, nii. Seetõttu on osturiskid suured ja püütakse saavutada maksimaalselt rahulolu. Kõik asjad peavad toimima. Toote hind on kõrge ja tihtipeale on ost sotsiaalselt tähtav, näiteks auto. Nii, see tähendabki, et info otsimine on teie puhul hästi aktiivne, te olete väga põhjalik ja see ost sõltub hästi palju igasugustest asjadest, nagu hoiak, elustiil, eks ole. Ma ostan selle auto, näiteks, ma ostan mingisuguse elektriauto, siis oleme ausad, täna ikkagi elektriauto ostmine on mitte niivõrd raha kokkuhoid, sest et ta maksab niivõrd palju rohkem, vaid pigem on see mingi elustiili näite. Nii. Ja madal ostuosalus vastupidab seda, et ostja huvitatus tootest on madal, see tähendab seda, et see ei ole mingi nii oluline asi, seda riskid on madalad, see rahulolu on niisugune tavaline, hind on väike, ost ei ole üldse nähtav, sama minu nätsu näide, eks ole, ja info ostmine juhuslik, ehk siis põhimõtteliselt reklaami peal lähen välja ja mingit elustiili küsimust siin ei ole, eks ole. See, kas ma närinätsu või närinätsu, see ei ole mingi nii oluline. Nüüd me peame kahepeal aru saama, siin on mõiste nimega osturiskid, et mida see tähendab. Ja muuseas, see on midagi, millega te puutute kokku ise iga päev. See põhimõtteliselt tähendab seda, et midagi võib võssa minna. Nii, ja kui nüüd mõtlete, siis millised osturiske te siis teate? Esimene on, kõige levinum risk on funktsionaalse risk. See tähendab, et te kardate, et see toode ei täida seda funktsiooni, mis te tahate, et ta täidaks. Mis on funktsionaalne risk? Näiteks ütleme, ostate endale mingi telefoni või arvuti ja mingit asja ta ei tee. Eks ole ju, mingi asja jätab tegemata. Ja probleem on selles, et kuna asjad on keerulised ja kõiki asju ei saa, on keeruline õppida, siis te olete alati hirmul, et äkki ma teen vale otsuse, eks ole ju. Autoga võib niimoodi olla. Ühesõnaga, need on tavaliselt sellised keerulisemad asjad, mille te funktsionaalsusest inimene pealiskaudselt tihtipeale täpselt aru ei saa. Nii. Finantsrisk on kõige suurem risk selles mõttes, raha mõttes või kõige lihtsam aru saadav, et see on see, et me kardame, et me maksame üle. Eks ole. Ja see on midagi sellist, mida me tegelikult väljendab sellega, et kui on kallim asi, siis me otsime tihtilugu, et kas äkki kuskil on soodsam, eks ole. Uurime kellegi käest, ootame mingit õiget aega, eks ole. Ja võib-olla siis kuidas see elus väljendub, et see on selline huvitav nähtus, et kas teil on kunagi niisugune asja olnud, et ostate mingi asja ära ja siis järgmine päev vaatad, see on seal poes palju odavam, issand, kui nõme lugu oli. Kas kunagi tekkinud niisugust asja või? Mul on vahest isegi väga hirm. Nüüd ma enam ei muretse. Kunagi on niisugune lugu, saate aru. Ma läksin täitsa paanikasse, kui ma ostsin mingi asja ära, siis ma ei julgenud ühte teise poodi minna. Äkki on odavam, kurat, ma nii nõme maksin rohkem, eks ole. Täna mul enam see mure ei ole. Aga kunagi oli.
Siuke nagu nii, füüsiline risk, seda võib juhtuda kõige vähem, et toode osutub teile kahjulikuks ohtlikuks. No, come on, seda juhtub harva, eks ole. See võib olla mingi äkki toiduga näiteks, et ma ei tea, et on riknenud või kahtlane, eks ole. Aga üldiselt seda inimest väga ei karda. Sotsiaalne risk aga on väga oluline. Toode ei saavuta teiste inimeste heakskiitu. Ma mäletan, kunagi mul siuke lugu oli. Ma tahtsin osta, ostsin ka lõpuks murutraktorit. Siis veel roboteid polnud õieti olemas ja mul on siuke suur pind, oli vaja osta mururobot. No ja siis ma käisin mäletan, et konkreetselt ühe sõbra juures sünnipäevale, tema oli ka suur mingi maalapp seal ja tema oli ostnud. Küsin, et mis siis masin maksis ja mida teeb ja tema oli siuke laialoole. See on 2,5 tonni siin. No siis see teeb nii, ega alla 2 tonni pole midagi saada. Siis räägi mul üks loo. Mina kuulan, kurat kallis, ei laasiks maksta. Ma jamaris. Nii, ja ühel toredal päeval vaatan, et kevadel, kujutate kevadel, millal peaks üks kaupa olema kõige kallima hinnaga, oli Eestisse tulnud uus bränd, McCulloch oli nimi. Ja vaatan, enne imet, murutraktor tonn. See on jumala muidu saanud, ostsin ära. Ja teate, ma ei julgenud selle sõbrale üldse näidata ega rääkida seda, sest ta oleks pidanud mind ikka täielikus jopskiks, et ma ostsin nii odav aparaat, eks ole. Nii et ühesõnaga ei saavuta nagu teist heakskiita, eks ole. Ja lõpuks on siis see psühholoogiline risk, selle puhul on siis see, et ise ei ole rahul sellega. Ostate vaadata, issand jumal, kui nõmeda jope ma nüüd assin, kuhu ma nende pükstega lähen tagu, see on nii suur ka, et täitsa lõpp, eks ole, ei saagi jalga panna, tuleb tuttav teema ette. Tuleb kindlasti, eks ole ju. Meestele vähem, on ju. Mees paneb valga, vaatab, et ei aise pole olnud, läheb selle küll, eks ole. Aga naiste rahvastel on kindlasti see mina-pilt palju olulisem. No meestel muidugi tegelikult ka ikkagi. Ma tean näiteks need samu sotsiaalse ja psühholoogilise riski näited, et mul on üks tudeng oli kunagi, kes rääkis üks toreda loo, ma loodan, et ta ei solvu selle, ma tema näited on, ma nime teile ütle, kes rääkis, et tema ostis, ta julge hästi kõva räägida, aga tema ostis jalgratta endale sama värvi, mis värvi rattariided. Et oleks trendikas, saad aru. Ja no edasi, ühesõnaga, et neid erinevaid selliseid põhjusi, milliseid me kardame, neid on tegelikult väga palju, eks ole. Näiteks, ma ei tea, keegi ostab auto, mõtleb, et ei tea, mida sõbrad arvavad, kui ma see üks auto ostan, eks ole. Nii. Ja nüüd ongi siis see, et, eks ole, et kui te nüüd mõtlete, et need on siis kõik teie osturiskid, tavaliselt siis see üldine tava ütleb niimoodi, et kõik need riskid või kõikidel nendel puhkudel, millal need osturiskid on madalad, kõikidel nendel puhkudel on teie ostuosalus suhteliselt tagasihoidlik. See tähendab seda, et te ei pea muretsema sellepärast, et kuna võib-olla funktsionaalse risk on madal ja hind pole ka oluline, siis te ei hakka süüvima nende asjade mingisugusesse tohutusse tehnoloogilisse ja ma ei tea tausta, vaid te teate, et selle võib ära osta ilma, et midagi juhtuks. Ja nüüd nende samade ostuotsuste mudelite peale on siis üles ehitatud 4 sellist ostukäitumist või kuidas inimene otsuseid langetab, ütleme siis niimoodi. Lähtudes siis just nimelt tema võimest süüvida või mitte süüvida toodete olemusse ja või milline on siis reklaami mõju mingi toote ostmisel. Nii. Ja need 4 ostuotsusmudelit on niimoodi. Esimene on siis kompleksse ostukäitumise mudel. See on siis selline, kus kõigepealt ostuosalus on kõrge ja tooted on ikkagi üksteist erinevad ja selline kompleksne ostukäitumine tekib tavaliselt kõikide selliste kallite kestvuskaupade puhul, mida inimene ostab harva ja mille puhul need riskid kõik, mis inimesed siin taid on, funktsionaalse risk, finantsrisk, võib-olla ka sotsiaalne psühholoogiline risk, on suhteliselt kõrged. Igasugused autod, kodutehnika, igasugune arvutustehnika, kõik siuksed asjad. Et kui nüüd asi on keeruline, siis mida peate tegema, et reklaami mõju on suhteliselt tagasihoidlik, te peate süvenema toote parameetritesse, tehnilistesse näitajatesse ja uurite ennem põhjalikult ette ja taha, kui te selle otsuse langetate. Eks ole? Mina mäletan, et kui mina ostsin omale peegelkaamerat, issand, kui kaua ma seda otsisin, sellepärast, et ma ei teadnud mitte midagi neist asjadest. Ja peegelkaamerate puhul, ma ei tea, kui palju teil, kas teil kellelgi on selline asi olemas, on täpselt see, et seal on Canon, eks ole, Pentax, Olympus, Sony on ka mingi taseme firma, et need firmad on suht vähe. Nii. Ja kui siis välja tuli, et kuidas see firma otsustakse, siis tegelikult on puhtalt brändi eelistus, mitte mingit muud vahet ei ole.
jah, mõni võib öelda, et no äkki on see mingisugune see, ma ei tea, see Canon on parem kui teine. Tegelikult lõpptulemusena, kui sa ostad mingi kalli aparaadi, siis väga vahet ei ole. Mõtled hulluks, et kurat, kas ma ostan selle või tolle, kolmas või neljas, eks ole. No ja siis kui lõpuks, et äkki ma teen vale otsuse, äkki on jama ja mis teised peal arvavad, eks ole. No täitsa ma olin nii hullu ennast väljas, eks ole, et mõtlesin, mis asja ma nüüd teen. No lõpuks midagi ostin ikka. Nii. See on siis kompleksne ostukäitumine. Siis on dissonantsi vähenev ostukäitumine. See on mu lemmikteema. Sellepärast, et siin on siis nüüd olukord selline, et kõigepealt see sama jällegi osalusmäär on kõrge, aga probleem on selles, et toodete erinevused ei ole nii suured, ehk siis mudelite erinevused. Ja inimene teab, et nad on kõrgema osturiskiga kindlasti kui muidu esemed. Aga jube raske on nagu aru saada, kuidas need asjad siis valida, mismoodi valik teha. Ja otsi palju sa otsid, mingil hetkel lõpuks on sükka lugu, et sa tegelikult võtad vastu juhusliku otsuse. Lähtudes meeleolust millest iganes. Ja pärast, mis probleem tekib, sul tekib sisemine vastuolu ehk dissonants. See tähendab seda, et sa täpselt tegelikult sa võid avastada, et kurat, see asi tegelikult ikka vist ei olegi päris selline, mis ma tahtsin. Aga midagi enam teha ka ei ole. Ja siis, mis sa teed selle dissonantsi vähendamiseks, sa siis tõlgendad seda ostu enda jaoks kasulikumalt. Või siis sa ütled, et tegelikult ei ole, ma niisama prooviks asja. No ma toon sükse näite jällegi, võtame siis see fotoka näide, oli ka üks hea näide, aga võtame tennisereketi. Ma ei tea, kas te tennist mängite. Tennisereket. Nii, neid on samamoodi. No, ütleme kuskil seal 5-6 sükest tuntud bränd, eks ole ju. Kas sa ostad seal siis, ütleme seal Pabolati näiteks või ostad Heedi näiteks. Tead sa ei saa elu sees aru. Sa võid küll, sulle öeldakse, võta proovida. Teate, ma olen mänginud tennist nüüd 4 aastat. Mina küll aru ei saa, kui mul antakse tunniks ajaks proovida, kumb reket on parem. Tunni aega ma ei saa mitte millestki aru. Kui ma mängiksin 6 aega iga nädal regulaarselt, siis ma saaks aru, et vaata, siin on mingi vahe, eks ole. 1 tunniga, sulle antakse, mul on anti 5 reketit mängid. Ma ei jõua nende 5 reketit läbigi mängida selle tunni aega, saate aru. Sa lähed lõpuks tegelikult, mismoodi sa lähed poodi ja sa ikkagi tegelikult pead ostma niimoodi, et no pekki valime, riskime, mis on parima hinnaga praegu, võtame selle ära. Täpselt niimoodi ostmine käib. Ja nüüd mis juhtub, nüüd sa hakkad siis mängima selle reketiga. Ja võib-olla aja jooksul selgubki, et kurat, see ei ole ikka päris see, eks ole. Aga maksud 150 kulli, no minema ei viska. Nüüd tekibki dissonants. Kuidas sa nüüd siis enda jaoks põhjendad, ma tegin lolli otsuse. Ja nüüd siis hakkad nendest vabadama. Tead, tegelikult ma kasutan seda ainult paaris mängus. Näiteks. Või et esimene reket ikka, eks ta lähebki võssa, et täpselt ei tea, nüüd ma järgmine olen targemaks. Või siis, et ma peaks panema teise keelestus, äkki siis saab paremaks. Sa pead leidma enda jaoks vabanduse, kuidas sa selle ostu enda jaoks normaalseks teed. Mul on siuke veel hea teema, ma mäletan, et tehakse tihtipeale seda, tehakse tudengite uuringuid. Kõigepealt näiteks ütleme, kui te tulete ülikooli õppima, siis kõigepealt uuritakse, milline on teie ootused, kuidas te näete oma erialal ja nii edasi, kuidas selle kõikidega rahul olete. Nii. Nüüd tehakse uuring pärast vahetult seda, kui te olete juba hakkama varsti lõpetama. Mis te arvate, kas teie arvamus ülikoolist on vahepeal läinud paremaks või halvemaks? Mitmendal kursel te olete praegu? Teisel või? Vara veel, oleks te 3. see oleks õige vist, aga kui praegu 1 aastaga võtta, kas teie hinnang teie valitud erialale ülikoolile on läinud paremaks, jäänud samaks või halvemaks? Te võite öelda, keegi niikuinii teada ei saa. Kõik küll vaatavad seda videot pärast ülikoolis, aga niikuinii. Ei, pigem on paremaks läinud, kuigi ma olen ausalt natuke vähe on tunnistada ja seda programmi on vähe veel läbitud, et on veel aega, aga pigem paremaks. Paljudel juhtudel juhtub siuke lugu, et läheb hoopis halvemaks. Tunnistatakse 3. kursuse jooksul, et ma ikka ootsin midagi muud. Vaata praegu veel loodate, et äkki tuleb veel midagi ägedat, eks ole, kui siiamaani pole tulnud, aga kui 3. aasta lõpuks ka ei tule, siis on see, et kurat, nõme värk oli. Nii, nüüd juhtub siuke lugu, et olete lõpetanud 5 aastat või 10 aastat hiljem tehakse uuesti uuring. Kuidas te rahul olete oma õpitud erialaga? Mis te arvate, kas siis ollakse rahul või mitte rahul?
Pigem rahul või pigem mitte rahul? Pigem rahul. Pigem rahul. Miks? No halvad asjad lähevad meelest ära ju. Tead, selle juhtub veel psühholoogu, et isegi kui tegelikult oli jumala nõme haridus, siis sa ei saa ju endale öelda, et ma olin nii loll, et ma aiskasin 3-4 aastat sellest oma elust selle ülikooli peale. Sa lood pildi, et see tegelikult on päris äge. Kuigi ma ei tööta valitud erialal, aga mulle meeldis, tore aeg oli hea, eks ole. Ehk meil on kõigil see dissonants tekib, et me ei saa tunnistada, et me tegime vale otsuse. On ju? Isegi kui sul on näiteks, ma ei tea, kodus on seal mees või naine siuke, no näiteks nõmedik on, eks ole, siis ta ongi tegelikult siuke omapärane kuju, anname andeks, tegelikult on ta tore inimene. Sa ei saa öelda, et siuke täielik tropp on, kellega ma koos elan, eks ole. Kurat, kui nii lolli otsuse tegin, eks ole. Jah, päris tore inimene. Ühesõnaga, meil tekib kogu aeg see dissonantsi. Samamoodi tekib see dissonants, just nimelt tarbimise. Nii. Ja siis 2 ostuotsuste mudelit puudutavad siis seda madalat või nõrka osturiski. Et siin on siis vaheldust otsiv ostukäitumine ja harjumuslik ostukäitumine. Vaheldust otsiv ostukäitumine on siuke, et riskid on väiksed, eks ole, alternatiivide hulk suur, kogumus puudub. Näiteks lähete tuleb näiteks uus komm tuli või uued mingi pirukad või mida iganes. Lähetegi ja võtate, proovite, kui ka ei sobi, milles küssa, eks ole. Ehk siis mingid toodete puhul olete nõus, et te aeg-ajalt soovite vaheldust. Tavaliselt just esmatarbekaubad, eks ole. Või et mingid teenused näiteks, et kuule, läheks täna sinna sööma, pole seal kunagi varem käinud. Nüüd, harjumuslik ostukäitumine on siis see, mis iseloomustab inimese seda tavalisi asju. Käite tavaliselt toidupoes, ostate igasugu tavalisi asju. Seal eriti ka riskid on madalad, ega te ei viitsi eriti reklaami jälgides, te juba teate, mida te ostate ja reklaamil on suhteliselt väike mõju. Ja ühesõnaga, kui siis ainult lihtsalt see reklaam veel kinnitab teile usaldust, et see on ikka päris äge asi ja peamiselt te võtategi neid tooteid oma varasema harjumuse baasil. Ja nüüd, kui mõelda, mis on siis selle turunduse roll, siis nii kompleksse kui dissonantsi vähendama ostukäitumise puhul me teame, et tarbija ostuotsust mõjutada mingite hinnareklaamidega siin väga ei saa. Eriti selles esimeses. Sest inimese jaoks hind ei ole esimene argument, vaid hind on siis järgmine asi, mida hakatakse vaatama, eks ole. Ja kuna inimene saab aru, et see on kallis asi, siis ta ei lähe nii kergelt reklaami lõksu. Dissonantsi vähendama ostukäitumisega võib see tõenäosus suurem olla veidi. Vahelduvust otsiva ostukäitumisega on see reklaami ja turunduse mõju kõige suurem. Ostan seda, mida täna kõige rohkem reklaamiti, eks ole. Ja harjumusliku ostukäitumise puhul on nüüd see, et seal inimene langetab otsuse mingite kindlate tootekategooriate vahel. Harva, kui ta väga kardinaalselt oma harjumusi muudab, aga ta on nõus teatud mõttes proovima, kui see uus toode ei erine väga palju vanast tootest. Vot nii. Selline lugu on siis nende ostuotsustega ja kogu selle teemaga. Küsimusi, mõtteid, kommentaare. Võib-olla tekkis mõte sellest Bondi näitest, et kui ma teen mingisuguse kaadriga, kus samamoodi läbi püstolitoru vaatab, et kui palju see autoriõigustega kaetud on või kui palju sealt jamas. See nüüd oma hea küsimus, aga kui sa teed seda toru teistmoodi, siis võid põhimõtteliselt teha, ma arvan, et seal on okei. Muusikat sa ei tohi ilmselt niisama kasutada, jah. Aga ma arvan, et seda toru võid teistmoodi teha ja öelda, et ei, see on hoopis teine toru, see on kanalisatsioonitoru tegelikult siin, on ju. See pole üldse mingi püstolitoru. See on siin see drenaažitruup on üks sükene, jah. Ja võibki ju tegelikult olla. Vabalt, tead, mingid need kraavitorud, millest vesi läbi. Teed sealt niimoodi, vaatamise niimoodi läbi, reklaamid näiteks, ütleme, torude paigaldus hoopis näiteks. Mul oli hea mõte, on ju. Kuidas reklaamida toru töid? Võtad selle mingisuguse kanalisatsioonitoru, paned sealt niimoodi läbi, näitad, torud meie käest, eks ole, James Bond vibe, siis võtke ka hea reklaam, tehke ära. Nii, veel küsimusi, jah? Ma soovitan teile nüüd tänase jutu põhjal kindlasti jälgige seda alateadlikku ostukäitumist ja jälgige seda lõhna ja muusika ja maitseturunduse võlu, et miks poest
praegu täna meil on, mis täna on reede, täna hakkavad pihta degustatsioonid poodides. On ju, reede laupa on põhivärgid. Miks see on oluline? Mis see annab? Sa saad kohe maitsta ja kohe kõrvalt võtta selle kauba, on ju. See on palju suurem tõenäosus kui see, et ma näitan seda pudingit või seda mingisugust verivorsti siin kuskil siin telekaekraanil, et mine ostma. Aga kui sa poes katsud, kuule võtame. See on sama see vaheldustotsi vastu käitumine. Riske pole, pistan korvi ja hinge värk, eks ole. Ja tõesõnaga, püüdke seda teistmoodi tähele panna ja mõistke, kuidas teiega manipuleeritakse. Mõnikord on hea naerda iseenda üle. Ma ka naeran kogu kuradi loileks. Näe, jälle langesin kord reklaami takso, aga no lasta alla, eks ole. Ma räägin loo, kuidas ma... See oli aasta, oli siis, püha jumal, 90. algus. Ja kujutad, 90. aasta algus, 30 aastat tagasi. Kui Eestisse saabus esimest korda müügile Mentos. Teate, mis on Mentos või? Ja mina olin MTV-st näinud reklaami. Ma ei tea, kas te olete näinud seda Mentose reklaami, kus tüüp niimoodi uljad, suvevärk, lahes, selja, viskab niimoodi 3 seda Mentos suhu, lutsutab elgelt ja siis teevad mingit suvärki. Me läksime siis randa poistega. No, 90. algus ma olin niisugune noor poiss ja vaatasin külapoodi, vau, Mentos müügil, jõu, kuule, me oleme MTV-st teinud seda, vägev värk, ostsime ka. Ma panin ka 3 tükki suhu, ma polnud elus kunagi nii kanget asja olnud. Mul tuli sihukest mõõka suust välja, mõtlesin, minge väkki. Mõtlesin, kuidas sihukest asja süüakse, see oli lihtsalt jube ju, noh, see oli nagu kohutav. 3 tükki veel ka ma panin, ma sülitasin kõik kohe välja. Et see oli nagu näide, kuidas ma väga selgelt reklaami ohvriks langesin. Aga ma teen seda iga päev lange reklaami ohvriks. Täitsa raudpolt, teie ka, kõik langete, on ju. Aga püüdke seda tähele panna ja siis naerge enda üle, mõelge, kuidas te nüüd näiteks selle või tolle või 3. asja ostmisel, ükskõik, ma lugesin täna tohutult põhjused ette, miks me ostame, eks ole. Ühe või teise või 3. asja puhul, kuidas te nagu, kas te suudate, viitsite ja oskate üldse mõelda ja mõtestada seda oma tarbimist või olete niisugune täielik niisugune masin, et emotsiooniga läheb kõik ja pole mingit küsimust. Mõelge selle peale, on ju? Mul tekkis ka üks küsimus, kui näiteks inimene on väga selline skeptiline, kas see sensory branding nagu mõjutab teda või ei? Mõjutab kõike, raudselt. Mõjutab. Me ise arvame, et me tegelikult ei mõjutata, aga mõjutab küll. On niisugune mingi anekdoot on, et intervjueeritakse ühte inimest, kes elab siis võidusõiduraja kõrval kohe. Ja küsitakse, et kuule, et sina siis nüüd siin elad, et kas see sinu elulaadi kuidagi ei mõjuta, et noh, et närvid rääkab, ei, miks ole, see on niisugune, mida sa ei pane tähelegi. Või ma soovitan teile, ma olen teile raamasoovituse ka, veel äge raamat on. Ma näitan, päris äge raamat. Siuke raamat nagu Jupi Jumal. Kas keegi on kuulnud siukest raamatut? Kaur Kender raamat. See on lahe raamat. Ühesõnaga, see peaks olema, kui ma tõesti mäletan vist, jah, räägib siis reklaamimaailmas toimuvast. Ja seal on siis siukene lahe sketš on või see kild on, et üks seesama tegelane käib mööda siis tänavat ringi ja kuuleb, kuidas tema ees arutavad 2 naisterahvast. Kuule, Maiu, et kas sind ka need reklaamid nii väga mõjutavad? Ei mõjuta, absoluutselt. Mina ostan ikka nii, kui mina ostan. Selge. Aga mis seepi sa muidu ostad? Mina ostan Safeguardi, see hoiab minu pere bakteritest eemal ja peseb mind korralikult puhtaks. Eks ole. Tegelikult me sellised olemegi. Et me oleme küll väga skeptilised ja me arvame, me oleme tulnud targad oleme, aga 100% lõpuni ei saa mitte keegi kunagi olla. Ja mingis hetkes me lihtsalt ei pane tähele, me ei suuda ennast kontrollida nii palju. Mina ütlen niimoodi, et turundus ei mõjuta ainult neid inimesi, kes on kas surnud juba või no, kes on ikka nii puruvaesed, et nad ei saagi tarbida. No siis ei olegi võimalik tarbida, eks ole. Kõiki teisi mõjutab turundus suuremal vähemal kindlasti. Raudselt kohe. Mind näiteks mõjutab väga palju, sest ma olen turunduse inimene olnud ja ma lasen ennast nii kergesti mõjutada ka. Ma jälgin kõiki reklaame, vaatan igast asju, käin igast kampaaniatel ja loomulikult sellisel juhul jääb mulle rohkem sinna näppude vahel neid asju ka, mida ma ostan siis, eks ole.
Nii, veel küsimusi. Kui ei ole, siis ma panen siin punkti. Me oleme siin nüüd vahet pidamata 2,5 tundi juba rääkinud. Et ma loodan, et ma tean õigemini, et ta laeb selle video mul ülesse. Ma hakkan siit vaikselt siit Mandri poole liikuma ja ilmselt kui ma õhtul koju jõuan, siis ma olen need videod valmis saanud. Aga mul tuleb 2 videot nüüd, eks ole, et siis kõik, kes teil pole asja, te juba kuulasite, et üks oli see, mis enne see breiki tekkis ja teine on siis see pikem ots, et midagi teha ei ole, kahjuks niimoodi jäi. Kuulge, aga siis klaar, jah? Hea küll. Lähme siis järgmine reede. On nii? Nägemist. Davai, sama aeg, sama koht. Õigemini laivis oleme, mitte siis Zoomis enam, eks ole? Okei, juba, tšau. Okei, nägemist. Head aega. Head aega.